tere! Mina olen Kätlin ja tänases videos räägime müügiarvetest. Müügiarveid on võimalik sisestada valides avalehel lisa uus müügiarve või siis ost-müük, müügiarved ja lisa uus. Esimesena valime siis kliendi. Kliendi saate valida kas olemasolevate klientide seast, ettevõtete puhul kasutada äriregistri päringut või siis lisades uue kliendi, vastavalt klõpsates lisa uus. Meie kasutasime äriregistri päringut ja peale arve salvestamist lisatakse uus klient ka meie klientide nimekirja. Arve kuupäev, arve number tekib arvele peale arve salvestamist. Makse tähtaeg tuleb ettevõtte seadistustes seadeb parameetrid menüüpunktis. Viivise protsent, kande kuupäev. Kande kuupäev ja arve kuupäev on alati samad ja erineda saavad need siis, kui kasutaja on teinud käsitsi muudatusi. Kui näiteks arve kuupäev ja kande kuupäev jäävad erinevatesse kuudesse, siis tuleb kindlasti panna tähele seda, et kanne pearaamatusse luuakse just kande kuupäeva järgi ja samuti deklareeritakse müügiarve käibedeklaratsioonil kande kuupäeva alusel. Viitenumber. Viitenumbrite genereerimist saate juhtida samuti seaded parameetrid menüüpunktis. Arvevaluuta ja objekt. Objekt võimaldab siis kulusid-tulusid erinevates aruannetes filtreerida objekti järgi. Järgmisena valime arveridadele artiklid. Valime kas olemasolevate artiklite seast või lisame uue artikli. Kogus. Ühik võetakse arvereale artikli kaardilt, nii et kui ühik vajab muutmist, siis tuleb seda teha artikli kaardil. Hind tuleb arvereale artikli kaardilt. Muudame selle 12. Allahindlusprotsent. Klõpsates siia näete te ka informatiivset marginaali. Käibemaks. Valida on võimalik kas 0%, 20%, 9%, ei arvesta käibedeklaratsioonil, see on siis mõeldud selliste tehingute jaoks, mis ei ole käive Eesti seaduste mõistes, käibemaksuvaba ja 20% erikord. Konto, tulukonto tuleb samuti arvereale artikli kaardilt ja vajadusel saate seda siin muuta. Objekt. Nende kahe objekti vahe on siis põhiliselt selles, et kui objekt on valitud arvereale, siis on võimalik kulusid-tulusid filtreerida objekti järgi põhiaruannetes ehk kasumiaruanne, bilanss. Kui objekt on valitud ainult siia arvepäisesse ja arvereal objekt puudub, siis põhiaruannetes neid tulusid filtreerida ei saa. Lisainfolahtrisse sisestatud tekst paikneb arve PDF-il arveridade all ja lisainfolahter mahutab siis 2000 tähemärki teksti. Ja soovi korral on võimalik ka vaikimisi lisainfo tekst sisestada seaded parameetrid menüüpunktis. Kui te soovite koos arvega saata kliendile ka mingeid lisadokumente, näiteks kas jooniseid või lepinguid, siis need tuleb eelnevalt siia müügiarvele lisada. Ja kui nad on lisatud ja arve salvestatud, siis on võimalik need ka koos arvega kliendile edastada. Kui arve on nüüd korrektne, siis salvestame selle ära. Peale salvestamist tekivad siia sellised nupud. Lisa uus, kopeeri, kustuta. PDF avab siis arve PDF-i. Saada alt on võimalik arve e-postitsi kliendile saata ja rohkemalt on võimalik vaadata müügiarve automaatkannet. E-arve avab e-arve XML faili. Kui te soovite antud arve põhjal tekitada perioodilise arve, siis vajutage siia. Ja kui müügiarvel on vaja teha kreeditarve, siis vajutage kreeditarve. Ja peale kreeditarve vajutamist ärge unustage kindlasti ka kreeditarvet salvestada. Arve kliendile saatmiseks vajutame siis saada.
Esimene valik on arvemalli valik. Siin on saatja aadress, saaja. Kui soovite arve edastada mitmele e-posti aadressile, siis eraldage aadressid kas koma või semikooloniga, kirja pealkiri, sisu ja saadame kirja teele. Peale kirja saatmist tekib müügiarvete nimekirja ka vastav ümbriku ikoon, mis tähistab siis seda, et arve on kliendile teele pandud. Müügiarve ekraanil on ka maksete jaotis. Kui arve tasumine on toimunud arve väljastamise hetkel, siis võite kasutada ka koos arvega makseviisi või siis lisada otse arvelt kassa või pangamakse. Makseid ei pea kindlasti müügiarve ekraanil peale panema, et maksete jaoks saate kasutada ka maksed pangamaksed või maksed kassamaksed menüüpunkti. Täname teid vaatamast ja uute videoteni!